tere Raus. Jäädvustad nüüd ajalugu. Tore. Tere. Tere. Barrikadeerisite ära terve väljasõidu juurde. Tere päiväst. Tere. Olen Loppe, Leppavara VPK:n päällikkä. Terve. Matti. Terve, Matti. Aika ammu näin, jah? Jah, tahate auto ära osta? Murumägi praegu vahastu. No näed, väga meeldib. Meil pole oma bensiinijaama, me ei saa nüüd pidada. Jah, kurb. Bakuu läks ära. Jah, Bakuu on juba langenud. Bakuu on läinud. No nii. Puhas paraadiauto, näitusauto. Tööautoks ta ei hakka. Millest see tehtud on? Originaal Sahara. Kõik on originaal, aga kaunistab. Peale vaadid. Paak on ise peale teinud. Hyvä toi veikki. Tämä on ihan Tammisaari. Pump on Soome oma. Kahur on Rootsi oma. Aha. Joka on avattava tuulilla. Joo. No Moppe, mites mietit? Hienon näköinen on tosiaan. Että toi vesitykki on mahtava tuossa edessä. No ja see on siis nüüd tööauto. Se lähtee hälytykseen, joo. Jaa. Okay. Sellega praegu ratsutaan. No ketä sulla lähtee mukaan hälytykseen? Onko muita miehiä? No ikka on. Joo. Kaksi miestä on nyt olemas. Okei. Mehi on vähem. Ja sellel aastal on sul väljakutseid? 36 juba. Vähe. Paagiga oleks olnud topelt. Näe tänagi. Praegu oleks paagiga välja sõitnud. Praegu linnas number 3. Jälle? Jah. Mis seal on? Ma ei tea, siin midagi kuskil siit lähedal oli põlessa midagi. Jah. Vaat niimoodi, vaat nüüd Vilmi iludust. Sajandi autole. Seleta. Ja Millega tegu on? seda oleme ehitanud üllatavalt kiiresti. 1,5 aastat on nüüd aega võtta. Vana rauast on taastatud nüüd uus autole. Raami pealt saadik kõik uued. Mine juurde näita, mis siin on. Mine juurde näita, mis siin on. Hakka vaatama. Õues oli originaalsild näha. Millised ja nüüd võrdle. Ruuberi pumppu siinä on. Jaa, Ruuberi pumppu, jaa. Se on hyvä. Mida vuotta se tehti? En tiedä. 65 vuotta. Okay. Mida ise rahastan? Ma olen Eestis ainukene nüüd, kes siis oma rahadega, oma isiklike rahadega ehitab tuledel autot, et minna kaaskodanike aitama hädas. Ma olen siia pannud üle 10 000 euro nüüd oma raha. See auto maksub nüüd praegu 75 000 euro. Kui arvestada töötunni hinnaks 15 euro. Joo, aivan. Siin on pea 3000 töötunni. Joo, siellä Leppavaarassa. Ja see ongi, see peab astuma. See nii ei jää üles, see on lupuga meil käib kavalalt. Meil on seal ju Volvo F6 turbomootoriga. Ei, kus saab bensukaga sõita, siis ei saa. Sõidad maaseks. Kas ta registreeritud ka või? Kohe läheb juba ekspert käis kodus, vaatas ühe osa ära, ikka ekspertiisi. Muidugi, meil ju kabiinivahetus ja mootorivahetus. Praegu on küsimus, et kas me julgeme seda asfalt pealt maha üldse keerata. Tulekad jah. Sest hakkab kahju või? Tekib veel, no jah, liiga ilus ja teiseks on, et kes tuld kustutama jääb. Kõik tormavad autot vaatama. On oht. Eest on lepatrinu täpid, tagant on kärbseseen omad. Lastel ka põnev oleks. Lapsed on terased, need näevad kohe ära. Pisikene detail, aga väga tähendusrikas. Kiipee puuhun.
kõige kõvem sõna on meil vints, hüdrovints. nii. Ja tõmbejõud on sellel ikkagi mega. Läbi ploki ma pakun 40 tonni. Peaks, veel testinud ei ole, kui tross vastu peab. Praegu on 16-milline, noh, heal juhul saan 18 panna. Ja käpad on ka. Kogu hüdraulika juhitakse siit, meil on siin kõik manomeetrid on, vaata, kõik näitab õlitemperatuuri, õlisurvet. Siit alt saad hiilida. Ja siin on kumbagi käpal oma ja siis vintsile on oma. Näed siin all peidus. Vaata see siuksed sallega tuleb, siia tuleb terad alla, kõvama kätt. Ja siis, kui on vaja põllu pealt tõmmata kedagi välja, siis lased muidugi paagist vee maha ja panen siuksed pool kuud või niuksed, ütleme, gaasibalooni lõikad pooleks ja siis saed puu alla, surud palgi maa sisse ja siis alles hakkad tõmbama. See hüdrovints on võimas küll. Ühesõnaga, ma ei tea ühtegi päästeautot praegu. Monta tonni ta ei olnud vintsi? No ma arvan, et ta otse tõmbab 20-25 käes. Ei, ma arvan. Arvan, et 20. Ja läbi ploki... Tupla. No ei ole veel proovinud, aga proovin. Varsti proovin. Varsti testin. See aeg ei ole kaugele. Randipüstik on ainulaadne Eestis. Venelaste ja soomlaste koostöö. Ühildatud, jah. Siis tipa-tapa astmed on. Lähed üles paagi peale. Paagi peal on puidust terrass. Siit täidad ja lased välja ka. Vahepeal saab päikest võtta. Jaa, saab päikest võtta. Nii, oota, nüüd kiirteenusklappi sellel autol ei ole? Ei ole ja seda ei saa panna, rikub auto taga otsa ära. Disaini rikub ära ja meile ei sobi see. Aga siit saab kiiresti välja imeda. Kui on korralik auto, kes suudab imeda, siis küll ta siit läbi tuleb. Tsistern? Tsisterni me ühest eraaiast kookisime laadis. Terast tsistern? Teras. Mitte alumiinium? Ei, teras. Aga oluliselt palju ei kaalu. Kuskil 700-800 kilo pakku. Ja paagimaht on? 8 tonni. Ja millal siis pidulik käivitamise hetk on? Käivitanud juba oleme, ja olen põllu peal tiiru ära teinud, aga 2 nädalat veel lagid. 2 nädalat siin me peame juba ekspertiisile ette näitanud. Ja Hüüru 2.1 on pidulikult arves siis jõuludeks 2014? Ma arvan, et oktoobrikuus peaks asjaga ühele poole saama. Sellega on kahju, et tule kuskilt sõita välja. No tuleb hoida, vaata, siit tekib nüüd moraal. Kui inimesed ehitavad oma vaba ajaga ja oma raha eest autot, siis tekib ka teine. Sa ei hakka seda autot retsima. Ma võtan praegu sinu mingi auto, aga mul on Savisu autos. Sina remondid, mina annan talva. Aga siin kaob siuk. Pasunad panin ka selle pärast, et neid peab puhastama nagu sõjaväes plähad selle ainega, muidu ta korrudeerub, läheb roheliseks. Aga meil on oma puutpilleorkester. Nii, Vahastu. Vahastu esimesed kommentaarid, mis sa arvad sellisest auto ehitamisest? Ja Vahastu, te teete nüüd parema. Ei, unga vaba aega peab olema. Ei, vaba aega, kas sa arvad, et mul on nüüd vaba aega? Polegi midagi muud teha. Ma pole 4 kuud palka, ma pole 4 kuud mitte kopikatti teeninud, mitte ühte senti räägi. Oma raha, müün oma varandust. Siis on see koht, et tragi naine peab olema, kes mehe ära toidab. Saare naine. Saare naine peab olema, kes Saare mehe ära naine, toidab. need vaastupõsid, võtka omale kõik saare naine. Jah, kes ära toidab ja siis mees saab tegeleda sellega, millega on huvitav tegeleda. Ja no võt, aga märk on maha pandud ja ütle tagatud, et see on mingi silli meenutav auto või? Mõte ongi selles, et ta peab ikka olema ülimalt korrektselt ja et ei peaks häbi olema. Kui sul on muidugi päris ausalt öelda, siis me sõidame oma 66-ga, meil ei olegi väga hädi. Ei, kas see, sul on nagu A-versioon ka maha pandud? Mõned autod arvel oleks. Ei ole. Üks auto läheb ainult, see auto jääb arvele ja sill jääb kõrvale? Ei, sill jääb reservi. Ja eks ma enamus aega ju välja sõidan üksi, pärast helistan, teised tulevad ju kohale järgi. Meil on eesmärk auto,
palju Eestis on 5 minuti komandosid? Oli 3, nüüd Saku pretendeerib 4. Mahoni Petril ei olnud hingrahu, et Üüru saab 5 minutiga minema reis. Nendel on võimalus ruumid olemas ja Peeter nüüd teeb ka nii, et ta 5 minutiga suudab ära sõita. Kas see on mingi Põhja omavaheline? Põhja omavaheline, no ma ainuke Põhjas. Aga kuidas siis nii? Kes need sinu andmetel 5 minuti komandod on Eestis? Ma ei tea, lause ei ütelnud, ta ütles, et kokku on 3, tähendab oli 3, nüüd Saku on 4. Kas rahastel on mingid vahed ka või? Rahas on ikka 250 ja 15 on. Ei ole. Aga on 5 aste ka juba. 250 € on iga aste vahe. Nii et mina saan 1000, järgmised, kes on 10 minutit, need saavad 750 ja kes 15 minutit, need 500. Ja need, kes üle 15, need ei saa üldse midagi. Üle 15 tehti. Keelus peab olema, et sa oled siin auto juures kasidega, siis see teistmoodi see 5 minuti välja ei saa. No muidugi auto juurde, ei saa 5 minutit ei saa, aga mul on tuletõrje auto on voodis ju magamistoas voodi all. No kui ma lihti kasutaks... Räägi nüüd uuesti. Tuletõrje auto on magamistoa voodi all. Nii, ja pääsed sinna... Praegu lähen ikka trepist üles, aga alla ma saaks tulla mööda torulifti ka. Ja hästi kiiresti, kui lihtist ennast alla laseks, 3,5 meetrit vaba kukkumist, ma tulen vähem kui sekundiga alla. Sa magad tuletõrje auto peal? Tuletõrje auto peal magad. Tuleb öösel väljakutse, keerad ennast voodist välja, lased postist alla. Võimalik on. Mitu sammu siis sa pead silli ukseni tegema? Silli ukseni ma peaks tegema tulevikus 5 sammu. Ja läks? Ja läks. Sa saad vist kiiremini välja kui mõni kutseline? Kui tahaks nüüd, kui see uus auto saaks valmis, õhk on olemas ja kui oleks veel puldiga uks, siis põhimõtteliselt ei ole mul mingit takistust minutiga välja minna. Mitte mingit, ma ei näe õlleankrust. Miks? Sellepärast, et täna on 5 aastat alkoholi ei tarvita ja pole õlleankrut ka vaja. Nüüd tegid summuti sellest? Summutaja tegime nüüd sellest. See on nüüd reliikia ja see on täiesti töökorras. Mati, miks sa panid veneaegse süsihappegaas kustute auto peale? See bensiiniautod oli see ette nähtud. See on bensupütt tegelikult vana. Ja seda ei ole vaja testida. Istmed on meil üliülbed. Puhtast ohvitseri sineli materjalist õmmeldud. Istmed. See on koos lauaga, kõigi juttudega. Näed, kui ilusaks on tehtud. Näed, see on siis see istumise pool. See hakkab ülesse käima, et istme pingi all meil on palju vidinaid. Ja siis see on juhipoolne külg siin peal. Hoiad oma telefoni näiteks või mida iga. Söögilaud. Selline silliiste. Selline silliiste. Koos söögilauaga. Päästeamet tassib teinekord süüa, siis ei pea kännu otsas istuma. Alles hilja aegu saime süüa. Mis sündmusel? Põhu, 8 tundi olime siin Alliku külas. Põhupällid põles. Ja mis siis süüa anti? Friikartuliga snitsel, Coca-Cola. Anti süüa. Kõik on helkur klõpsud, see ka. Kallis helkud, kurat panekuga läks perse. Ise ei saanud, spetsialistid ei oska panna. Märjalt oleks peanud panema, jälega liim on kõva taga. Ja 2 poolt puruks tõmmatud. Aga see pimedas kõik läigib. Tuletõrje auto peakski olema ilus. Tuletõrje auto on sama nagu ilus naine. Ka auto on ilus. Ja naine on just mõlemine vaadatakse järgi.